Samal ajal kui Turis luges tähtsaid uudiseid, lükkas Tõnn tuppa imelise seadeldise, televiisori. Tõnn ja Turis on modernse ajastu lapsed ning ei tea, kuidas selline imeline aparaat töötab. See kõik tundus raske ning poisid üritasid isegi pead kasutada. Õhus oli tunda pettumuse nooti. Justkui läbi musta maagia ilmus ekraanile midagi roosat. Ja hetk hiljem ka hunnik infot ning rand otse paradiisist. Tõnn oli kuulnud, et elamine tuleb ehitada vastavalt televiisori suurusele. Seda teadusarv kutsutakse optimaalseks teleri vaatamiskauguseks. Asuti mõõtma. 65 tolli tähendas diivani asukohaks 2,77 meetrit. Paigas aga Amazonase vihmametsa krüpteeritud sõnum jäi poistele arusaamatuks. Tõnn vajutas nii kaua nuppe, et teler hakkas oma tarkusi jagama. Tänapäevased pildinäitajad oskavad voogtelevisioonile lisaks mängida mänge, näidata erinevaid kanaleid otse internetist, esitada muusikat Spotify'st ja muidugi kõige tähtsam, näidata arvutimaailma YouTube'i kanalit. Tõnn ja Turis soovitavad kindlasti vajutada subscribe-nuppu. Poistel nüüd hasart sees. Mida oskavad veel erinevad karbid teha? See on mängukonsool. Tõnnile ja Turisele saabub sinisel taustal suur üllatus. Peale mängude, millest poisid ei tea midagi, oskab see imeline kast suhelda erinevate teenustega üle maailma. Muutes mängimiseks mõeldud masina nii võrgus kui Blu-ray plaadil oleva meedia nautimiskeskuseks. Poisid peavad seda heaks lahenduseks. Sobib see karp ju erinevate huvidega tegelemiseks. Tõnn ja Turis on hoos. Järgmisena ühendatakse Elisa üle õhu töötav karp ja leitakse eale vastav sisu. Peale surfamist mõistetakse, et see karp suudab isegi mobiilse internetiga ja üle Euroopa 24 telekanalit edastada, muutudes salvestavaks imemasinaks, mis võimeline aega ja ruumi manipuleerima. Ehk siis saab voogtelevisioonist erinevaid asju tagasi vaadata ning tüütuid reklaame edasi kerida. Eriti meeldis poistele, et saavad lemmikmultikaid vaadata igast nutitelefonist ja tahvelarvutist. Tõnn ja Turis leiavad järgmise karbi, mis nõuab Elisa kaabeldust, et voogtelevisiooni reaalajas näha. Võimalusi on sel aparaadil palju, aga eale sobiva sisu leidmine käib neil kiiresti. Edasi liikudes avastavad, et saateid sorteeritakse žanripõhiselt ning sobiva leidmine on isegi neile jõukohane ülesanne. Surfates leitakse lihtsalt üles ka kõik aplikatsioonid, mis neile internetimaailmas tuttavad. Järgmisena leitakse videolaenutus, mis kubiseb uutest filmidest. Esimesena võetakse ette hea sõbra Musta Pantri biograafilise teose läbitöötamine. Tõnn ja Turis teavad muidugi kõiki fakte oma kolleegist, aga kiidavad dokumentalisti tööd taevani. Järgmisena leitakse aga see kõige südamelähedasem, Eesti filmid, nii uued kui vanad. Tõnn ja Turis on õnnelikud ning ütlevad, et teleka vaatamine neile täitsa meeldib. Ja tänu QR-koodiga sidumissüsteemile on mõlema seadme ühendamine nutiseadmesse lihtsaks tehtud. Klassikaline televiisor on teinud pika hüppe, et tulla tänapäeva. Laenutustest, žanripõhistest valikutest, veebist vaadatavate platvormide ja kanaliteni. Seda on tore näha. Episoodi tõi teieni Elisa, kelle pakkumisi saab vaadata altkirjeldusest, kus asub ka televiisori optimaalse vaatamiskauguse kalkulaatori link. Aitäh!